Nii, kõnealuse video puhul tahaksin eskiiside abil näidata seda, kuidas oleme mõelnud siis perearstide ja pereõdedega töövõimetuslehe temaatikat, täpsemalt siis seda, kuidas võiks välja näha ühes kaasaegses perearsti programmis töövõimetuslehe avamine ja sellega edasine tegelemine. Nüüd töövõimetusleht on midagi sellist, mis on üsna oluline osa perearstide ja pereõdede igapäevatööst. Näiteks Haigekassa 2019 majandusaasta aruande põhjal on nad kompenseerinud kuskil 167 miljonit eurot ajutiste haigestumiste puhul. Et tegemist on üsna olulise ja üsna sageli ette tuleva töölõiguga siis, millel on ka üsna olulised siis nüansid juures, juriidilised, rahalised, õiguslikud. Nüüd enne kui ma hakkan eskiiside põhjal näitama seda, mis me oleme valmis mõelnud, siis natukene taustast ka. Et töövõimetuse lehe avamine ja haldamine, see on tegelikult mõnes mõttes ekspertiisi tegemine, et inimese kaebused tuleb vastavusse panna tema töö sisuga ja lahendada ära selline küsimus, et kas inimeste kaebused tõesti segavad või siis mitte tema töö tegemist. Nüüd kaebuste väljaselgitamine, see on selline lihtsam pool, vähemalt siis, kui inimene on nõus täpsemalt rääkima, mis tal viga on. Üldiselt ta on nõus seda rääkima, kui ta töövõimetuslehte soovib. Nüüd millest nii võib-olla altid ei ole inimesed rääkima või mille kirjeldamine tuleb keerulisemalt, on just nimelt selle töö sisu teada saamine. Kui töö on selline laialt levinud, siis ei ole väga suuri probleeme, aga mida nišim see töö on, seda keerulisem on teinekord seda ekspertiisi siis tervishoiutöötajal teha, ehk siis panna vastavusse, et kas tema patsiendi kaebused lubavad tal tööd teha või mitte. Nüüd meie oleme näinud, et võiks inimest võimestada, mis tähendab seda, et inimene võiks ise saada digiluguportaali kaudu sisse anda siis oma töövõimetuslehe avamise soovi. Just nimelt soovi, mitte ise kohe töövõimetusleht avada, nagu 2020 kevadel koroona esimese laine ajal. Et inimene võiks võiks sisse anda oma töövõimetuslehe soovi, kus oleks pealkirjas siis, kus inimene saaks ise peale kirja panna oma kaebused ja natukene rohkem lahti seletada seda, et mis tööd ta teeb. Nüüd näitan seda ette ka, et eskiiside puhul on siin üleval näha, et digiloost on siis Peeter Parv oma haiguslehe avalduse meie perearstikeskusele sisse andnud, võtan selle lahti ja siit on siis näha, et inimene on valinud omale töövõimetuslehe põhjuseks haigestumine. Me oleme ette kujutanud, et inimene võiks ise valida, et mis see täpne põhjus on, et siin võib olla ka tööõnnetus, trauma, aga ütleme, et inimene võiks saada ka valida seda, et kui ta näiteks tahab oma last hooldada, et ta tahab hoopis hoolduslehte või sünnituslehte ja nii edasi. Et inimesed on väga suutelised seda tegelikult ise ka valima. Praeguses elus, praeguses reaalsuses peab seda perearsti keskus valima. Nüüd lisaks võiks inimene saada valida ka esmast sellist haiguslehe perioodi. Nüüd see on lahendamata teema, et siin peab tõenäoliselt arutama, et mis see mõistlik ajaline piir oleks, et kõnealusel juhul on siin 5 tööpäeva, kas see peaks olema 7 tööpäeva või nagu koroona alguse puhul, kui said inimesed ise avada, 14 tööpäeva. Lisaks on veel selline lahendamata teema, mille üle kindlasti perearstid ja pereõed sooviks laiemat arutelu pidada ja algatada, on see, et kas üldse mingi esialgne periood peaks siis patsient kohe perearstikeskusega ühendust võtma või oleks võimalik sellel patsiendil oma tööandjaga ise läbi rääkida esmaste töölt eemal viibivate päevade üle. Näiteks, et esimesed 3 tööpäeva räägiks inimene tööandjale ja lepiks temaga kokku, et jah, ma olen haigestunud, et ma viibiks töölt eemale. Ja kui on näha, et see haigestumine läheb pikemaks ehk üle 3 tööpäeva, et siis inimene digiloo kaudu annaks sellise töövõimetuslehe sooviavalduse sisse. Et neid arutelusi sooviks kindlasti perearstide selts tööandjatega maha pidada. Nüüd tagasi eskiiside juurde tulla, siis mis siin lisaks veel on näha? Nagu rääkisin, et inimene võiks saada ise panna kirja oma kaebuste sisu, et antud juhul tegu on siis ägeda haigestumisega.
tõenäoliselt mingi ülemiste hingamisteede viirusega. Nüüd, enne kui liigun sellest töövõimetuse lehe vormist edasi, siis mis siin veel võiks tegelikult olla, millest ma alguses üle hüppasin ja meelega, võiks olla see, et võiks olla töövõimetuslehe vormiga automaatselt integreeritud siis muud andmebaasid, ehk siis andmed, mis juba praegu on kuskil mujal olemas. Et kõnealusel juhul on näha, et tegemist on õpetajaga, inimene ei pea iga kord siis ise mainima, et ta töötab õpetajana, et need andmed on kõik olemas. Ja kui on olemas, ehk kui inimene on käinud töötervishoiuarsti juures, võiks olla ka sellel vormil näha, et mis on tema töölaad ja kas seal on mingid potentsiaalsed ohutegurid. Et kogu see info siin, millega ma hiirega praegu kasti ümber teen, et see on väga oluline just nimelt selle ekspertiisi teostamise, et jah, et inimene tõenäoliselt ei ole praegu ajutiselt töövõimeline, jah, töövõimetus on tema puhul täitsa näidustatud, õigemini töövõimetuslehe avamine. Nüüd kõnealune juhtum on võrdlemisi banaalne, et sõltumata, väga suure tõenäosusega sõltumata, mis tööd see inimene teeks, et ta on nakkusohtlik ja ta ei tohiks kuskil ringi konnata, et see töövõimetusleht oleks näidustatud. Aga kui see töö oleks olnud oluliselt nišim ja see kaebus oleks olnud hoopis teistmoodi, näiteks mingi lihasvalu kaebus või midagi muud, või liikumise piiratuse kaebus, et siis on eriti tähtis just nimelt see ülemine osa siin, et mis töö ja mis see töölaad on, et panna see kaebustega vastavusse. Nüüd, mis edasi? Arstil või õel avaneb mitu võimalust, mida sellise sooviga teha, et antud juhul ma lihtsalt vajutan siia kinnitan. Kinnitamine viskab siis tagasi sellise sissekande vormi, kus on näha, et digiloo vahendusel inimese enda poolt kirjutatu läheb siis nii-öelda patsiendi anamneesina kirja. Samamoodi läheb ta ka siin eskiiside puhul paremale poole kirja, et see on siis see sündmuste vaade. Pärast on võimalik patsiendi anamneesid kõik üles otsida ja vaadata, mis ta on kirjutanud. Nüüd, see anamneesi vormi, see saab ka tervisetöötaja ise oma teksti kirjutada, et seda võimalust me ära võtnud ei ole. Samuti oleme ära võtnud ka võimalust on ju sisestada diagnoosi. Kõneasjal juhul on otsustustugi siin niimoodi kontekstuaalselt soovitanud koroonahaiguse esmast diagnoosi, kinnitamata diagnoosi. Lisaks, mis eskiiside põhjal on näha, et automaatselt on genereerunud selline raviplaan või tegevused, mis on juba teostatud, et kõnealusel juhul siis haiguslehe avamine. Nüüd, mida patsient veel soovis? Ta tegelikult soovis koroonatesti, et selleks tuleb minna siit vasakult poolt menüüst labori alla ja ma otsin selle koroonatesti kohe välja, natukene kirjutan siia SARS ja ta viskabki sellise koroonatesti analüüsi mulle siia välja, et vajutan siia linnukese peale ja tellin ära, et siis inimesega võetakse koroonatestpunktist ühendust ja lepitakse temaga kokku juba aeg, millal ta saab anda, et tõenäoliselt see vastus jõuab ühe tööpäevaga kohale ka, kui inimene on selle proovi ära andnud, nii tellin. Ja sarnaselt töövõimetuslehele endale, et siin on ka raviplaani alla automaatselt genereeritud, et jah, tal on see laborianalüüs tellitud ja lisaks on ju ravisoovituste alla, et saatekiri on olemas ja teiega võetakse ühendust siis koroonatelgi poolt nii-öelda. Nii ja siis panen veel kirja ka oma enda siis ravisoovitused patsiendile, et ta võiks tarvitada valuvaigistit, võtta rahulikult, vajadusel tarbida vedelikku, et seda välja higistatud vedeliku tasakaalu siis taastada. Ja nagu esimese video puhul ka näitasin, siis neid ravisoovitusi saab inimesele edastada, et kas siis, kui ta oleks mul visiidil kohal, välja printida või siis juba digiloo kaudu ta digitaalselt edastada, et siit peaks vajutama sellele nupule ja võtma välja siis selle vormi või selle viisi, kuidas ma tahaks talle seda tagasiside edastada. Nüüd võrreldes praeguse eluga on see eskiiside põhjal toimuv tõenäoliselt väga palju kiirem ja kvaliteetsem, et päriselus need tegevused ei genereeru niimoodi automaatselt, kõik teksti peab tervishoiutöötaja ise sisestama, siis kui ta võtab näiteks telefoni teel seda kõne vastu, kas kõne rääkimisel samal ajal või pärast kõne või siis juba visiidil.
et üsna olulise osa tervishoiutöötaja töökoormusest saaks patsient ise vähemaks võtta ja veelgi enam kvaliteetsemalt edastada, kui oleks võimalus digiloo kaudu see kaebus ja see töö sisu ise kirja panna, et see aitaks väga palju kaasa. Nüüd nende eskiiside põhjal me ei näita seda, et kuidas nüüd toimetuslehte saaks jätkata ja kuidas sellega muid asju saaks teha, et see jätkamine tõenäoliselt toimuks niimoodi, et tuleks lihtsalt minna töövõimetuslehe vormi alla ja sealt näeb juba avatud töövõimetuslehte ja siis saab valida sealt, et jätkan töövõimetuslehte või annan vahelehe, seda teeb siis tervishoiutöötaja, kus tuleb välja valida siis järgmise kontakti kuupäev. Nüüd töövõimetuslehe puhul veel, mida siis näha tegelikult ei olnud, et töövõimetuslehe praegustel vormidel peab peale panema diagnoosi, aga eelmistel eskiiside vaadetel tegelikult diagnoosi ei olnud. Et see on välja koorunud sellest, et nagu ma ütlesin juba, et tegu on ekspertiisiga, et kas inimene on töövõimeline või mitte, seda saab kaebuste sisu ja töölaadi põhjal hinnata, et seal ei olegi päris elus tavaliselt tähtis see, mis see diagnoos täpselt on. Ja seda perearstid ja pereõed väga erinevatest töötubadest tõid ka välja. Et tervishoiutöötaja tahaks teha lihtsalt selle ekspertiisi, jah, on töövõimeline, ei ole töövõimeline ja siis juba edasi minna patsiendi ravimisega ja sealhulgas ka diagnoosi hüpoteeside püstitamisegi. Et väga sageli selline esmane haigestumine, seal ei olegi see täpne diagnoos teada, et seda peab täpsustama. Ja siis, kuna praegu nõutakse diagnoosi panemist, siis sellele töövõimetuslehele läheb selline üldine diagnoosikood, millel ei ole väga suurt sellist väärtust läheb peale. Et idee poole pealt see ei ole üldse mitte vajalik. Nüüd selline oli siis töövõimetuslehe avamine meie vaatest, kuidas see võiks välja näha. Kindlasti ootame diskussiooni, et mis kohti siin veel parandada, kuidas võiks näha välja patsiendipoolne vaade digiloos, et mis ta seal täpsemalt siis teha saab ja kuidas kõik need vaated siis omavahel suhestuvad. Et meie silmis oleks väga tervitatav patsiendi võimestumine, ehk siis anda talle ise kätte tööriistad, lahendused, kuidas oma töövõimetusega tegeleda. Et see tähendaks patsiendi jaoks oluliselt kiiremat sellist protsessi, oluliselt kvaliteetsemat protsessi ja ühtlasi ka läbipaistvamat sellist protsessi.